Tere hommikust! Nii ilus ilm on täna hommiku. Nii, ma tahtsin teile teate, mis rääkida, et tuli nii palju tagasisidet selle video kohta, kus ma rääkisin, et nendest meestest hoidke eemale. Ehk siis selles videos ma rääkisin, et need number 1, nii nimetatud number 7 ja 4, et nende peale ma siis peatusin. Tegelikult see ainult ei puuduta mehi, see puudutab ka naisi. Ja ma minu meelest seal videos ka mainisin, et see puudutab kõiki, oled sa mees või naine. Aga seal on väga oluline tähelepanek selles suhtes, et kui see inimene elab miinuses, ehk siis mida see tähendab siis negatiivselt, eks ole, ja ta ei taha kohe absoluutselt näha elu positiivses valguses. Ma tahtsin teile oma näol tuua sellise näite. Vahepeal lennukid müravad siin. Ma olen sellises kohas, ma näitan teile ka. Ma loodan, et kuuleb läbi. Ehk siis seal oli siis näited selle kohta, et number 1, ehk siis kõik, kes on sündinud 1, 10, 28 ja number 7, ehk siis 7, 16, 25 ja 4 on siis 4, 13, 31 ja 22 sündinud. Need on siis nii nimetatud, et hoidke neist eemale, aga ainult sel juhul, kui nad elavad miinuses. Minu paarisuhe. Mina olen siis kokku liidetus 7 ja minu mees kokku liidetult on ta 4. Nii, need, kes on seda videot kuulanud, teavad, et nendest meestest, nii nimetatud, ma ütleksin siis inimestest hoidke eemale, kui nad on miinuses. Aga teate, 7 + 4 kokku teeb, mida ta teeb, 11, 1 + 1 on 2. Ehk siis, ma loodan, et te saate aru nendest minu matemaatika valemitest. Ehk siis, kui sa liidad enda päeva kokku ja oma elukaaslase päeva kokku, kui sa saad näiteks summaks 2 või 3 või 6, siis tegelikult on need väga head numbrid. Ma teen selle kohta ühe video veel, räägin kõik need päevad ja kokkusobivusnumbrid teile nii, et see oleks selge ja arusaadav. Mäletage siis seda, et ma räägin seda üleüldiselt. Et ka on tulnud sellised toredad kommentaare, et üldse ei pea paika või see ei ole mina, sest mina räägin seda üleüldiselt, seepärast, et iga inimese sünnikaardist tuleb see siis välja, kes ta tegelikult on ja milline kuu mõjutus tal on, milline aasta, ehk siis see, et kõik mõjutab. Nii, üleüldine jutt on see. Ehk siis tuleme tagasi minu paarisuhte juurde. Mina olen siis 7 ja minu mees on 4. Need olid need kõige kriitilisemad numbrid, kui te mäletate. Ma olen kvartaga jalutama, seepärast ma vahepeal vaatan igale poole. Nii, aga mida see siis tähendab? Selles suhtes, et mina olen selline inimene üldiselt üsna rahulik ja ma mõtlen hästi palju. Mis on siis minu suurim miinus, ehk siis 7 puhul, pange siis tähele kõik, kes on sündinud 7, 16, 25, siis nende kõige suurem miinus on see, et nad jäävadki oma pähe, aga need ei lähe tegevusse. Kui tundsid ennast ära, siis kommenteeri. Nii, aga mis on number 4 plussid ja miinused? Siis see on see, et ta on hästi kiire, ta on hästi kuidas ma ütlen, kreatiivne, ehk siis mõtleb hästi kähku igasuguseid asju välja, kohe läheb tegevusse. Üldse läbi mõtlemata, mis nagu tulemas on ja kuidas see lõpeb. Ja tal võib niimoodi, et 1 minutis võib olla nagu miljon mõtet. Ehk siis, kuidas meie paarisuhe on see, et mina kuulan ja siis ma mõtlen, jaha, et ta niikuinii varsti muudab oma mõtteid ja ta tegevusse ka äkki ei lähe. Ja kusjuures ta võibki teha mingi väikse aja jooksul hästi palju tegevusi ja siis lõpuks ta ütleb, et sellest ei tulnudki midagi välja. No aga mul on kõige olulisem number 7, kes siis võib minna 0-st 100-ni, ehk siis närvi. Minu oluline roll on selle asja juures olla rahulik. Ja mis siis sünnikaart ja sünnikaarte analüüs ja üldse need paarisuhted ja kõik muud asjad, mida ma kõike teen inimestele, annab. Ehk siis ei ole halba ega häid numbreid. Kõige olulisem on see, et sa saaksid teada, mis on sinu paarilise, kellega sa koos elad, tema plussid ja miinused. Ja siis, kui sa tead, et tal nüüd tuli välja see miinus, siis lihtsalt võtta 2 sammu tagasi. Ole lihtsalt, ma ei tea, tee mis tahad, ole vait. Mina kasutan vaikimistaktikat, ehk siis ma olen justkui nagu olemas, aga ma lihtsalt ei reageeri selle peale. Ma kutsun isegi teda, kuidas ma ütlen, rohutirtsuks, jah, seepärast, et need, kellel on muuseas lapsed, kes on sündinud 4., 13., 22. või 31., siis jälgige oma lapsi, kui aktiivsed nad on. Nad lihtsalt ei püsi puus ega pudelis. Vot siis mulle on selline kingitus antud. Ja mida see tähendab siis tegelikult, et paarilised tulevad ju meile peegeldama midagi, eks ju? See tähendab seda, mina number 7, kõik, kes on sündinud 7, 16, 25, meil on see hästi
ütleme, nõme oskus üldse midagi teha. Meil on nagu peas täiega hea projekt ja neid on tavaliselt üldjuhul mitu tükki ja siis me nii kaua võimerdame, kui keegi selle lihtsalt ära teeb. Vot, aga mis siis minu partner number 4 teeb? Tema lihtsalt hästi kähku riskib, teeb kõik asjad ära ja siis mõtleb, ai tuld välja, ma teen nagu uuesti. Aga mina mõtlen ja mõõdan ja nii edasi. Aga noh, nüüd kui ma tean numeroloogiliselt, mida ma tegelikult tegema pean, siis nii nagu te näete, minust enne ei olnud kuskilt midagi kuulda ja nüüd ma olen siis nähtava. Seepärast ma mõtlesin, et aitab küll, jalad persalt välja. Nii, ja tellige seda kanalit, soovitan kuumalt, sellepärast, et siia tuleb väga palju huvitavat informatsiooni. Proovin seda teha võimalikult kiiresti. Väga palju ideid on, väga palju projekti, nii nagu ma just ütlesin, number 7 puhul on. Ja ma ei ole üldsegi mitte laisk enam. Lihtsalt liiga palju asju olen ette võtnud, aga need on nii vahvad asjad, mida ma tahan teiega tulevikus veel jagada siin YouTube'i kanalil. Püsige kanalil, kutsuge oma tuttavaid ja saate enda kohta juba sellesama üleüldise info kohta nii palju teada. Ei midagi muudki, ilusat päeva ja tšau kakao. Mina olen Merike.